No nii, tere õhtust! Kell on akadeemiliselt 3 minutit 8 läbi ja alustame iga teisipäevase World Global Mobile Network äriplaani tutvustamisega. Kellele me seda pakume? Tänane õhtu või tänane tutvustus oleks huvitav neile, kes tahavad olla kursis mobiilsidetehnika arenguga, kes otsivad uusi võimalusi oma elus finantsolukorra parandamiseks või lisategevust või veelgi enam on probleemi ees, et mis võiks olla see järgmine ettevõtlus või tegevus, millele ennast 100% pühendada, siis täna õhtune teema on ennekõike just teile. Minu nimi on Aavo Väliste ja olen World GMN projektiga tegelenud peaaegu 2 kuud. Ja hariduselt on mul siis ka nii mobiilside, siis veel mobiilside polnud, lihtsalt side, telefoniside kui ka arvuti eriala, tehniline ja ülikooli haridus. Seega see valdkond pakub mulle mõnes mõttes huvi ka lähtuvalt siis minu haridusest, kuid ennekõike pakub see huvi sellepärast, et tegemist on tegevusvaldkonnaga, mis võimaldab meil kõigil praegu oluliselt oma elu kvaliteeti muuta. Ja see on põhjus, miks siis täna me sellest siin ka teile räägime ja põhjus, miks ma ise selle valiku tegin, et olen World GMN-iga otsustanud koostööd alustada. Valime tänaseks presentatsiooni keeleks siis materjalide osas vene keele ja vestlus käib niikuinii eesti keeles. Seega, enne kui keegi otsustab omale valida uut koostööpartnerit, firmat või tegevusala, on tõenäoliselt üks väga oluline küsimus. See on, õigemini küsimusi on mitu. Mis on selle tegevuse potentsiaal? Mis on minu potentsiaal? Kui palju on kliente võimalus saada? Ja kas ta on lihtne? Kas ta on äraõpitav? Ja ennekõike just, kui palju see võiks inimesi huvitada. Keskmiselt siis inimesi, kellele seda presentatsiooni hakkate tegema või kellele ärivõimalusest rääkima või lihtsalt sellest tooted teenusest rääkima, kui suur on see inimeste hulk, keda see teema puudutab. Siin ongi kõige suurem pluss meil välja tuua, kuna tegemist on mobiilside ettevõttega, siis mobiilside huvitab tänapäeval kõiki inimesi. Ehk tegelikult praktiliselt võiks öelda, et 99% inimestest rohkemal või vähemal määral kasutab mobiilside teenust, sest ilma selleta ei ole tänapäeval võimalik praktiliselt mitte kellelgi enam oma igapäeva tegevusi toimetada. Seega, kõige tähtsam küsimus on just siis väga positiivselt vastatud. See on valdkond, mis niikuinii puudutab kõiki, aga kus teil on nüüd võimalus inimesele, teistele tuttavatele esitada täitsa uusi võimalusi ja väljakutseid, mida neil pole varem olnud. Kuidas niimoodi? See on sellepärast, et World GMN on tulnud välja umbes aasta aega tagasi ideega luua ülemaailmne mobiiliavõrk, kus oleks kas väga soodsad või lausa tasuta hinnad, aga selle võrgu ehitamine ei ole mitte traditsiooniliselt jäetud siis korporatsioonide ja suurte firmade teha, vaid see võrgu ehitamine, just kliendivõrgu ehitamine on jäetud kõikide tavaliste inimeste ja väikefirmade ehitada. Ehk meie, teie ja mõningad väiksemad ettevõtted on need, kes saavad panna õla alla selle äriprojekti laiendamisel ja firma maksab väga hästi selle eest, kui te seda firma brändi tutvustate ja laiendate, aga mis veelgi tähtsam, ta hakkab teile aastaid ja aastakümneid hiljem tasuma selle eest, kui suur on teie käive teie loodud mobiilivõrgus. Seega
kui nüüd natukene lihtsamalt seda asja ette kujutada, siis võtame umbes 15 aastat tagasi, kui Eestis esimesed mobiilivõrgud alustasid oma äriprojektiga ehk hakkasid siis võrku ehitama ja kliente hankima, siis kui teil oleks sel hetkel pakutud võimalust liituda selle projektiga ja soovitada mobiilsideteenust teistele inimestele ja oleks öeldud teile, et need inimesed, kelle te siia võrku toote, kelle kaudu teie aitate meie võrku laiendada, nende inimeste tulude ja kõnede pealt te järgmised 10 või 20 aastat hakkate teenima pidevat kasumit. Seega, kui näiteks EMT maksaks teile iga kuu mingisuguse osa oma kasumist sellepärast, et te aitasite kunagi seda projekti ellu viia, kas te oleksite praegu täna sellise olukorraga rahul, kui te oleks selle töö teinud? Ma arvan, et kindlasti, sellepärast et see on pidev käive, see on igakuine käive, aga me räägime praegu äriprojektist, mis hõlmab mitte Eestit, vaid tervet maailma ehk 130 riiki. Ja virtuaalse frantsiisi abil, mis on siis mõeldud selleks meie äritegevuse mudeliks, on teil võimalus siis seda äriprojekti pakkuda nii teistele eraisikutele kui ka väikefirmadele ja luua siis enda jaoks täiesti uudne ärivõimalus ja ennekõike finantsvõimalus. Seega pakub firmadele võimalust ise oma peremeheks saada, oma aja üle otsustada, ennekõike oma sissetulekute üle otsustada ja ma arvan, et tänases majandusolukorras selline võimalus sellise potentsiaaliga omab kindlasti olulist tähelepanu, sellepärast et ega töökohti ei ole piisavalt palju pakkuda ja ennekõike töökohti, millel oleks ka arvestatav potentsiaal taga. Nii et World Global Mobile Network on siis firma, kes meile sellist ärivõimalust praegu pakub ja täna siis saate sellest lähemalt teada, mis on kõik need aspektid, mis selle projektiga siis teile pakutakse välja. Aga nüüd mõni sõna sellest firmast ja siis räägime edasi. Firma on juriidiliselt asutatud 1,5 aastat tagasi. Praktiliselt alustati tegevusega umbes natuke vähem kui aasta aega tagasi. Firma on loodud Ameerikasse, New Yorki. New Yorgis on peakontor. Lisaks on firmal juba täna vähem kui aastaga siis olemas veel 6 kontorit. Need on siis Miamis, siis on Inglismaal sellepärast, et Inglismaalt tuleb meie mobiilsideoperaator, kes tegelikult siis haldab meie 130 mobiilivõrku. Itaalias on Euroopa ärikeskus ja seal elab ka firma president härra Fabio Caldi. Aasia ühe suurima turu keskus on Singapuris ja Hiinas asub siis meie oma mobiilside tehnika tootmine ja praeguseks on sinna üle viidud siis ka ladu ja tarnekeskus, kus tooted üle maailma laiali saadetakse. Lisaks on avatud praeguseks juba 7. kontor, mille ametlik avamine toimub detsembri alguses Moskvas. Kontor asub Prudach vene keeles sellises rajoonis, täpset aadressi saate teada varsti, seega tegelikult tänaseks on olemas siis juba 7 kontorit. Viimane Moskva kontor on päris suur, 600 ruutmeetrit. Seal hakkab tööle nii klienditeenindus, klientide koolitamine, esindajate koolitamine. Nii et see on siis see, mida firma on suutnud ehitada umbes aastaga. Ja lisaks kuulub World GMN ka siis Singapuri Business Föderatsiooni koosseisu selle aasta algusest ja mis on oluline, on samamoodi on antud sisse taotlus saada DSA siis liikmeks. DSA on siis Direct Selling Association ehk katusefirma, kes siis nii-öelda kontrollib ja järelvaatab otsemüügifirmasid. Praegu kuulub 200 firmat DSA liikmete hulka ja DSA liikmestaatus on küllaltki oluline, sest see on lihtsalt öeldes nagu kvaliteedimärk või garantii firma ausa tegemise kohta. Ja seega nii meile kui meie klientidele tähendab see lihtsalt turvatunnet. Tänapäeval
ja eriti ka meie firma, kelle kogu tegevus toimub praktiliselt ainult internetis, on väga oluline, kui hästi on firma siis internetis nähtav ja kui positiivne on firma siis kasvutempo. Alexa on sõltumatu siis interneti lehekülg, kes pakub neid reitinguid erinevatele firmadele, nagu siit graafikust on selgelt näha, on tõusutrend väga selge. Mitte vähetähtis ei ole ka informatsioon, et firma on juba praegu teel Frankfurdi börsi poole ehk selle aasta alguses on tehtud taotlus aktsiate noteerimiseks Frankfurdi börsil. Jällegi omakorda garantii ja kindlusfirma tegevuse suhtes ja lisaks ka paljudele meile partneritele tähendab see võimalust saada siis aktsia või börsifirma aktsionäriks ja sellest tuleb juttu siis natukene presentatsiooni lõpupoole. Seega, World, see on siis projekt, mis koosneb ennekõike tavalistest inimestest, aga ka väikefirmadest, kelle ühine eesmärk on luua uudne suhtluskeskkond maailmas või selline uudne võrk, mobiilivõrk, mis toimib teistel alustel, mis on soodsam ja mis ühendab siis miljardeid maailma inimesi lähiaastatel ühte suurde võrku, mitte ainult mobiilivõrku, vaid võrku, mis seob endaga ka sotsiaalmeediad ja mitmed muud keskkonnad läbi innovaatiliste tehniliste lahenduste nagu üheks suureks pereks. Nüüd väga oluline, ükskõik mis projekti juhul, eriti kui see on finantsprojekt, on ajastus ja informatsioon, mis käib selle uue projektiga kaasas. On selge, et on teatud asjad, kus õigel hetkel alustamine on kriitilise tähtsusega, kus võib-olla paar kuud varem ei ole veel midagi teada ja pole olemaski ja 2-3 kuud hiljem olete oluliselt juba rongist maha jäänud, siis umbes sama olukord on meil praegu ka siin mobiilside turul meie ettevõttes. World on loomas täiesti uut pretsedenti mobiilside arengus oma uue äriprojekti mudeliga ja just praegu oleme sellises faasis, kus firma valmistab ette siis ülemaailmseks avamiseks, kliendituru avamiseks lähikuudel. Ja üleüldse selline projekt on maailmas täiesti, võib öelda, et ainulaadne ja esmakordne ja tõenäoliselt lähiajal midagi taolist ei ole ka oodata ega loota. Seega see on selline ühekordne võimalus ja ajastus on meie jaoks just praegu ideaalne, et need asjad, millest te täna kuulete, toimuvad lähiajal, te saate sellest ühena esimestest eelinfot ja see, kuidas te juba see informatsiooni ära kasutate, on loomulikult siis teie otsustada. Aga kuna mobiilsideturg ei ole enam ammu mitte lihtsalt ainult rääkimiseks, nagu ta oli 10 aastat tagasi, vaid viimastel aastatel on nutitelefonide osakaal oluliselt kasvanud ja kas see või isegi lausa eelmine aasta juba ületas tavaliste telefonide müügi, siis sellega on mobiilsideturg muutunud tegelikult infoturuks, kus aina rohkem ja rohkem informatsiooni liigub tavalisest internetist mobiilsesse internetti ja läbi mobiilseadmete teie taskusse. Seega tuleb siin meie projektis just praegu eriti oluliselt päevakorda see, et see projekt, milles meil on kõigil võimalus osaleda, on tegelikult see, mis enamus elu praegu üldse edasi viibki. Ärimaailm läheb aina kiiremaks, informatsiooni hulk kasvab, informatsiooni kättesaadavus ja selle kiirus on oluline ja see, et te oleks teil kogu aeg taskus, mitte ainult kuskil laua taga arvutis ja sellepärast on mobiilsidevõrk praegu tõenäoliselt üks kiiremini arenevaid ärivaldkondi üldse ja seal, kus on kiire kasv, seal liiguvad ka rahad ja jällegi on siis see võimalus meil sellest kiirest kasvust ju ka kasu lõigata. Väike tutvustus. Hello, Internet. I have precisely 136 seconds to speed read through the trends, transformations, and triumphs in mobile technology this year. This is your 2011 Mobile Year in Review. Let's do this thing.
Cue the trumpets, my friends. A new golden age in human communication has begun. It's totally great. Humankind sent 8 trillion texts this year. Most of them were sent by Megan, this 14-year-old from Minnesota. When the world wasn't texting, it was busy posting emoticon-filled status updates. But not with the PC. Facebook Mobile was up 166% in the first half of 2011 alone. To celebrate, Mark Zuckerberg bought Greece with a few shares of company stock and gave it to Aaron Sorkin. Other winners in mobile in 2011, humanity reported 103 million wireless tweets per day and 1 billion Foursquare check-ins. 26 photos were made hipstery on Instagram every second in 2011. What's the impact of this instant unfettered communication? Is the pen really mightier than the sword? Probably not, but the mobile phone might be. In 2011, Facebook and Twitter used on mobile phones were the backbone of democratic movements that toppled regimes throughout the Middle East. Back home, Americans are buying more smartphones than PCs, and for the first time ever, there are more wireless subscriptions than people. Some predict there will be 2 billion networked mobile devices by 2015. That's 6 devices per man, woman, and child in these United States. We need more arms and hands, and we'll certainly need more spectrum because those devices are hungry for data. Data traffic on U.S. networks is expected to increase by, wait for it, 1,800%. I'm no mathematician, but that sounds huge. The good news? At least 6 carriers are rolling out 4G service this year alone. In 2011, we all asked one question. So wait, where do I find a job? Mobile is a good place to look first. All those kids messing around in their parents' garages. Apple alone paid independent apps developers a cool $3 billion and counting this year. As always, apps remain the limousine-riding, hotel-trashing rock stars of the mobile world. With 1 billion apps downloaded worldwide each month. 2011 was a barrier-breaking year for mobile innovation. And there you have it. 2011 wasn't just the year of mobile. It was the year mobile took over the world. Nagu näha, oli siin palju numbreid ja sõnu, aga peamine oli see, et mobiilside andmekasutus kasvab väga kiires tempos ja mis siia juurde on tulnud, on täiesti uus valdkond, see on veel mobiilne reklaam, sellest tuleb juttu ja seega jällegi vesi meie veskile ja väga hea reklaam meie äritegevusele. Kui möödunud aastal oli mobiilne reklaamikäive umbes 3,3 miljardit Ameerika dollarit, siis on ta planeeritud või prognoositud 2015. aastaks, et tõuseb üle 20 miljardi dollari ehk ligi 7 korda. Miks see on oluline? Kohe kuulete. Ja sel aastal on mobiilside või on nutitelefonide müük ületanud juba siis ka oluliselt arvutite ja ka laptopide müüginumbrid, seega on ilmselgelt nutitelefonide võiduaeg ja seega just see, millest te täna kuulete, siis mida me teile täna tutvustame, on just mobiilne side ja mobiilne ärivaldkond, seega valdkond siis, kus lähiaastatel aina suuremad rahasummad liiguvad ja millest me saame siis kasu lõigata. Mida siis üldse Word pakub oma klientidele ja oma koostööpartneritele? Me pakume 3 tegevusvaldkonda, 3 kasutusvaldkonda või 3 ärivaldkonda, kuidas kellelegi. Esimene on Word Communicate. Firmal on siis oma Voice over IP tarkvara ehk siis programmid, mida saate installeerida arvutisse, tahvelarvutisse või nutitelefoni, millega te saate rääkida Skype'iga analoogselt, kuigi palju kaugemal arenenud ja suurtemate võimalustega. See võimaldab ligi 200 riigis tasuta rääkida mitte ainult omavahel, vaid ka teiste mobiilside ja lauatelefoni klientidega ja pakub olulisi kõnesoodustusi. Teine väga oluline tugev trump on meie GSM-võrk, mis töötab üle 130 riigis praegu, ligemale 600 mobiilioperaatori võrgus ja see võrk on siis ilma roominguta, ehk meil on koduvõrk ligemale 130 riigis. Meil on oma SIM-kaart ja sellega saab siis helistada väga soodsalt väga paljudesse kohtadesse.
Ja lisaks suurel hulgal siis videokommunikatsioonivahendeid, millest ühte te praegu kuulate, kasutate, eks on siis meie oma veebikonverents, mis on meie kõikidele partneritele kasutamiseks 24 tundi päevas, ükskõik mis äritegevuse tarbeks. Väga tugev töövahend. Praegu kuni 400 inimesele ja uus versioon toetab siis rohkem kui 400 kuulajat. Teine tehnoloogia valdkond ehk siis World Technology. Siia kuuluvad meie oma tooted, telefonid, tahvelarvutid praegu, mis lähiajal jõuavad müüki ja uued tooted on tulekul. Need on siis kõik valmistatud Worldi brändiga ja 3-aastase garantiiga ja on maailma absoluutselt tippklassi tehnoloogia ja tehnika. Ja kolmas valdkond, mis on täiesti revolutsiooniline ja väga huvitav, on World Ad Cache. See on siis mobiilne reklaamivaldkond, mis toob siis suurte reklaamiandjate ja suurte firmade reklaamid otse vaatajani ja võimaldab meil ja teil ja klientidel sellega päris korralikku sissetulekut teenida. Mõni sõna lähemalt siis toodetest. Digital SIM on siis nii-öelda tavaline SIM-kaart, mille saate panna telefoni ja siis meie võrgus rääkides teha soodsalt või tasuta kõnesi. Voice over IP süsteem on siis tarkvara, mille, nagu juba ütlesin, saate paigaldada kas oma arvutisse, nutitelefoni või tahvelarvutisse või ka kodutelefoni, pange tähele, saab selle paigaldada lauatelefoni, et helistada kas tasuta või väga soodsalt siis üle maailma. Lisaks kommunikatsioonipaneel, ehk seesama webmeeting ja veel mitmed uued tooted, mis lähiajal jõuavad siis meie kasutajateni, meie partnerite kätte. Need on siis uus video webmeeting, videopostkaardid, interaktiivne televisioon ja veel mitmed tooted-teenused, mis väga lähiajal lansseeritakse ja annavad siis võimaluse meil kõigil oma firmat ja brändi veelgi paremini tutvustada ja samas te võite kasutada ka neid töövahendeid selleks, et oma praegust või mõnda muud tulevat äriprojekti tutvustada. See on teie enda otsustada, aga üks asi on kindel ja võin ka seda öelda oma 12-aastase kogemusega selles ärivaldkonnas, et ei tea ühtegi teist firmat, kellel oleks nii tugev toodete pakett juba praeguseks välja arendatud ja seda vähem kui 1-aastase tegevusega firma tegevuse ajaloos. See on täiesti muljetavaldav tulemus. Toodetest on praegu saadaval 3 seadet. Cardphone on väike telefon, mis on spetsiaalselt mõeldud helistamiseks just meie oma SIM-kaardiga. Seal on mitmed spetsiaalsed funktsioonid integreeritud telefoni sisse. Telefon on täpselt krediitkaardi suurune ja 6 mm paks, hästi ilusa disainiga ja niivõrd väike, et seda on väga lihtne kaasas kanda oma tavatelefoni lisaks, kuna ta tõesti mahub kas või rahakoti vahele. Ja teist telefoni on vaja sellepärast, et meie võrgus me kasutame oma numbrit, mis praegu tuleb Inglismaalt, see on +44, lisaks oma kodunumbrile. Ja need, kes ei kasuta meie 2 kaardiga telefoni, neile kulub selline väikene soodne telefon ära. Lipulaevaks on 2 SIM-kaardiga, 2-tuumaline nutitelefon, mis on siis hetke praegu maailma täiesti tipptehnoloogia, aga veel kord siis, et ta on just 2 SIM-kaardiga, kus mõlemad numbrid töötavad korraga ja taolist teist telefoni praegu turul sellise kvaliteediga ei ole isegi mitte müügil. Ja ka hind on väga soodne. Lisaks on siia sisse integreeritud meie helistamistarkvara, meie Ad Cache reklaamitarkvara, nii et kõik on valmis töötamaks meie võrgus ja meie toodetega. Lähiajal tuleb turule siis tahvelarvuti ja uued tooted on juba ka valmimisel.
Word connects the world. Nüüd World Ad Cache. Täiesti uudne, revolutsiooniline lähenemine siis reklaami valdkonnas ja antud juhul siis mobiilside reklaami valdkonnas. Firma on välja mõeldnud siis mobiilse rakenduse ehk äpi, mille saab iga maailma mobiilsidefirma klient, ükskõik kust ta ka ei asu, tasuta alla laadida oma nutitelefoni ja registreerides ka tasuta siis Worldi kliendiks ja selle aktiveerida ja saada tasu selle eest, kui talle keegi helistades või sõnumit saates ta vaatab korra reklaami siis nende antud reklaamiandjate poolt. Seega iga kord, kui teil tuleb kõne või SMS või MMS ja teil on World Ad Cache oma telefoni installeeritud ja käivitatud, saate te kuni 5 Ameerika senti selle eest, kui võtate kõne vastu. Enne kõne vastuvõtmist näidatakse teile siis helisemise ajal ühte nende firmade reklaamidest. Kõik need brändid, kes siin on loetletud, on siis meie koostööpartnerid, kes soovivad niiviisi oma firmat meie mobiilside klientidele tutvustada. Uusi brände tuleb järjest juurde, näiteks tean, et juba on ka Pepsi Cola liitunud sellega ja mitmed muud. Ja see on üks siis väga oluline investor meie firmas, kuid ka lisaks siis sissetulekuallikas meie klientidele ja meie koostööpartneritele. Sedasi näeb välja umbes see reklaam. Sel hetkel, kui telefon heliseb, kas ta siis on BMW või Pepsi Cola või mõni muu, üleval näete inimese nime, kes teil helistab ja nii kaua, kuni telefon heliseb, näete reklaami. Ja selle eest, et olete reklaami vaadanud, siis kuni 5 Ameerika senti iga kõne eest laekub teie siis Ad Cache'i arvele. В 2011 $3 миллиарда 300 тысяч миллионов долларов США было потрачено на мобильную рекламу по всему миру. 2015 20 тысяч миллиардов 600 тысяч миллионов долларов США будет потрачено на мобильную рекламу по всему миру, а ты не заработаешь ни одного рубля из всего этого богатства. Но ты можешь сделать это. Нарушь правила и подключись к системе World Ad Cache, и твоя сеть пользователей Ad Cache будете зарабатывать деньги каждый раз, когда вы будете смотреть рекламу на своем мобильном телефоне. Ad Cache — это революционная технология в мире мобильной рекламы, которая позволит компаниям доставлять свои рекламы так, как этого не случалось раньше. Эта система превратит твое мобильное устройство в медиаплатформу для получения рекламы в тот самый момент, когда люди будут уделять все свое внимание телефону, когда они будут отвечать на звонок и смотреть на экран, чтобы узнать, кто им звонит. Стань чемпионом самой быстро развивающейся индустрии в мире. Это просто. 1. Подключись бесплатно к Ad Cache. Установи на свой мобильный телефон Android приложение Ad Cache или купи Diamond Phone и начни зарабатывать деньги каждый раз, когда ты будешь получать звонок, смотря рекламу. 2. Приглашай друзей, семью, коллег и знакомых подключаться к Ad Cache и построй свою сеть пользователей Ad Cache. Чем больше они будут смотреть рекламу, тем больше ты заработаешь. Это легко с нашей Volt Debit Card. Это Volt Ad Cache. Seega, kui teie olete oma telefoni laadinud selle programmi ja aktiveerinud, saate te kuni 5 senti iga reklaami eest, mida te olete vaadanud. Ja kui te soovitate näiteks 5 tuttavale sedasama programmi ja nad paigaldavad selle oma telefoni, siis firma maksab teile 0,2 kuni $0,25 iga paigaldatud rakenduse eest, mis telefoni siis on pandud. Ja seda siis nii mitme telefoni rakenduse pealt, kui mitmel inimesel te olete seda soovitanud. Oma reklaamide vaatamise eest on võimalus teenida $10 kuni $20 nädalas ja kui teil on $10 teenitud, siis firma saadab teile pangakaardi, nagu videolt näha oli, kuhu see raha peale kantakse ja millega te saate siis selle pangakaardiga seda raha kasutada. Kui te aga olete soovitanud siis seda programmi ka teistele telefoni omanikele ja nad seda kasutavad, saate kuni $0,2 ja $0,25 iga rakenduse eest nädalas.
aga seda korduvalt, iga nädal, nii kaua, kuni see programm on telefonis ja töötab. Seda siis klientidele. Kui aga te olete liitunud siis Worldi partneriks, ehk tegelikult ostnud tegevuslitsentsi, millest tuleb lähemal ajal juttu, on teil võimalus teenida hoopis suuremaid rahasid AdCashiga. Selle kohta on väga lihtne näide. Oletame, et te olete liitunud partneriks meie firmaga ja olete ehitanud omale juba väikse mobiilivõrgu, kus teil on näiteks 100 inimest, kes selle projektiga tegelevad. Ja üks teie partneritest selles võrgus on soovitanud AdCashi programmi 20 tuttavale ja need 20 tuttavat on igaüks veel ühele sõbrale soovitanud. Seega, igal teie partneril on oma väike tutvusringkond, kus on 40 töötavat mobiilirakendust. Sest 20 sõpra ja igaüks soovitab veel ühele. See on kokku 40. Ja kui teil on 100 partnerit oma mobiilsidevõrgus ja igal ühel on 40 rakendust, kus vaadatakse reklaame, siis firma maksab teile selle eest ehk siis 4000 aktiivse äpi eest teie võrgus $80 nädalas. Vabandust, $800 nädalas. Ja mitte ühekordselt, vaid iga nädal. Sellepärast, et reklaamiteenust vahendatakse ja kuna teie olete aidanud selle võrgu luua ja neid reklaamiäppe soovitada, siis firma maksab teile selle eest siis vastavalt vahendustasu, kui niimoodi lihtsalt öelda. Seega, kui teil on võrgus 100 koostööpartnerit, kelle igal ühel on 20 tuttavat, kes on veel toonud mõne tuttava, annab see umbes $800 iga nädalast lisasissetulekut. $8 nädalas on isegi niisugune number, et seda võiks lugeda lausa mitte lisasissetulekuks, vaid see on number, mis on võetav kui täiesti arvestatav juba nädalapalk. Nädala sissetulekud on meil sellepärast, et Ameerikas makstaksegi sissetulekut kord nädalas. Ja nagu siis oli juttu, firma on registreeritud Ameerikas. Seega World AppCash on väga tõsine üks ärimudelitest kogu meie ärisüsteemis ja praegu töötab siis AdCashi testiperiood ja testitakse toodet, vaadatakse, et ta töötaks korralikult ja lähiajal siis tuleb sellest välja lõplik versioon ja sellega saab reaalselt hakata siis raha teenima nii enda kui ka teiste reklaamide vaatamise eest. Seega kokkuvõtteks võiks öelda, et ta on täiesti unikaalne ja ainulaadne ärimudel, sest mitte keegi teist ega meist ega klientidest ei pea mitte midagi ostma. Kõik on tasuta. Te tõmbate programmi alla tasuta, te registreerite tasuta, te liitute kliendina, kes tahab liituda firmaga World tasuta ja reklaamiandjad maksavad näidatud reklaamide eest siis vastavalt teie organisatsiooni suurusele või vaadatud reklaamidele arvule teile tasusi. Minu meelest täiesti huvitav pakkumine. Nii et World pakub siis kõikidele inimestele ennekõike ärivõimalust ja osaleda äris siis 3 valdkonnas. See on World Communicate, World Technology ja World AdCash. Aga selleks, et nende vahendite pealt ka teenida, peate te olema firma partner ja partner tähendab seda, et te peate ostma omal business paketi või litsentsi. Kes liitub tasuta, saab liituda ainult kliendiks ja kasutada kõnesoodustusi, mis võivad olla ka päris head, aga kui palju sa ikka suudad kokku hoida sellest, mis võib-olla niigi väga palju ei maksa, et kui kõnearved on 100 eurot kuus välismaal olles, siis on võimalik sealt päris palju võib-olla kokku hoida, aga teenida ta ikka rohkem ei saa, kui see kuuarve teil on. Aga kui te astute firma äripartneriks, pakutakse teile võimalus siis ju osaleda selles ärimudelis ja tegelikult teenida nende 3 vahendi pealt, millest siis just hetk tagasi juttu oli. Ja mida selleks teha? Sellest siis nüüd räägimegi edasi. Firma on siis välja töötanud väga unikaalse äriplaani, mis seob kõik meie tegevusvaldkonnad üheks tervikuks ja siia juurde käib veel meie World debit või kreditkaart, millega siis saate oma iganädalased sissetulekud või palgad siis
otse enda kätte ja kasutada. Meie sissetulekute nimekiri koosneb 10 erinevast sissetulekuallikast ja hästi lühidalt vaatame need lühidalt üle. Loomulikult on siin võimalus valida vastavalt inimeste võib-olla huvile või võimalusele, missuguse sissetuleku variandiga rohkem tahaks koostööd teha, kuid loomulikult soovitame tegeleda tervikuna ehk kõikide võimalustega. Fast Start boonus on näiteks boonus suuruses $20 või $60, kui te soovitate oma tuttavale selle äripaketiga liituda, litsents osta, ehk kui ta ostab master litsentsi, siis te saate kohe $60 momentaanselt enda kasutada. Teine võimalus või teine põhiline sissetulekuallikas on Team Volume Commission. See tähendab põhimõtteliselt seda, et kõik teie kliendid ja ka koostööpartnerid moodustavad ühe suure meeskonna ja selles meeskonnas müügikäive ehk kõik ostetud müügid, tooted, teenused, mis on nädala jooksul toimunud, arvestatakse punktide näol teile kokku ja 20% punkti summast makstaksegi välja palgana dollarites. Sellest on hiljem võimalik siis juba materjalide kohta täpsemalt teada saada, keda see huvitab. Ja kõikvõimalikud sissetulekuallikad siis teie meeskonnas liidetakse ühte kokku ja on võimalus siis see endale palga näol kätte saada teatud piiriga kuni $150,000 nädalas. Nagu te kuulsite, see number on päris suur, kuid see ei ole suur ilmaasjata, see on sellepärast, et nende numbriteni varem või hiljem jõutakse ja numbrid peavad olema selleks, et firma ei maksaks ennast lõhki, vaid oleks teatud piirid peal, et raha jätkuks kõigile, nii firmale kui teistele inimestele maksmiseks. Peamine ärimudel on meil siis binaarne marketing, mis tähendab seda, et teie meeskond koosneb kahest poolest, nii-öelda vasakust ja paremast poolest või vasakust ja paremast käest. Ja teil on vaja minimaalselt 2 äripartnerit ehk ühte vasakusse, ühte paremasse meeskonda, et neid sissetulekuid hankida. Aga sissetulekud saate siis ükskõik kui kaugelt teie meeskonnast, mis ka siis aastate jooksul ei kasvaks, on see siis 10, 50, 100, 150 või 1000 taset allapoole. Iga ostetud kaup, tehing, müük, mis seal võrgus toimub, on teie sissetulek, on teile punktid ja teie sissetulek siis iganädalase arvestuse järgi. Ja siin veel kord mõningad näited sellest, et on see siis kõneaja ostmine, on see telefon, on see SIM-kaardi ostmine, on see kas või see tasuta reklaami rakenduse allalaadimine. Isegi tasuta reklaami rakenduse allalaadimine telefoni annab teile 1 punkti. Et ka tasuta rakenduste laadimine toob punktisüsteemi lisasissetulekuid. Karjääriplaan koosneb siin sellistest astmetest. See on selleks, et siis inimesi motiveerida edasi liikuma karjääriredelil, mida kõrgem aste, seda suuremad loomulikult sissetulekud. Karjääriastmed põhinevad ainult teie organisatsiooni üldisel käibel. Ei ole oluline see, kui suur on teie organisatsioonis üksikute inimeste saavutus, vaid tähtis on, kuidas on organisatsiooni käive tervikuna. Ja ei ole oluline, kas teil on siis rohkem või vähem edukaid inimesi meeskonnas, ehk siis teie üldine palk sõltub kogu meeskonna käibest kokku ja karjääriredel siis võimaldab teil selles orienteeruda ja endale eesmärke seada. Nagu te vist juba märkasite, oli BMW meie üks sponsoritest ja BMW
BMW on meile teinud väga ahvatleva pakkumise, ehk kõik, kes tahavad, saavad meil kvalifitseeruda siis BMW auto boonuseks. Ehk see tähendab seda, et lisaks teie igakuisele sissetulekule maksab BMW veel $1000 selleks, et liisida või osta omal auto ja seda siis teatud töö tulemuste peale. Nii et kõigil on võimalus BMW auto boonusele kvalifitseeruda. Ja loomulikult ka mitu korda aastas toimuvad siis korralikud puhkused kahele inimesele eksootilistes ja soojades kohtades, nagu see on tavaks paljudes firmades. Seega, kokkuvõtte toodetest ja teenustest on äärmiselt lai valik sidevõimalusi ja võib-olla ei oskagi öelda, kumb on tähtsam, aga võib-olla veelgi suurem pakett neid tugiteenuseid, mida te saate kasutada oma sideteenuste reklaamimiseks. Ja need on tõesti professionaalsed ja rõhutan veel kord, et kuna olen ka ise tarkvara arendamisega tegelenud ja tarkvara kirjutanud mitu aastat, siis ma tean, et see on väga pikk protsess kirjutamisest testimiseni ja käiku andmiseni ja see, et firmal on praegu juba vähem kui aastaga selline professionaalne toodete pakett olemas ja uusi on tulemas, on märk sellest, et firma on äärmiselt motiveeritud ja sihikindel selles, mis ta teeb. Ja kõige tähtsam on just tema koostööpartnerid, et neil oleks paremad töövahendid kui ükskõik mis teisel MLM firma kliendil täna. Ja 12-aastase kogemuse juures ei ole näinud veel teist firmat, kellel oleks pakkuda niivõrd head tugiteenused oma põhitegevuse siis turundamiseks. Aga nüüd peamine. Mis on vaja selleks, et partneriks saada? Selleks on olemas 2 võimalust litsentsi ostmiseks. Ja kõige mõistlikum ja ainukene selline reaalselt hästi töötav litsents on Masterpack. See maksab $600 pluss $39 registreerimistasu ja aastamaks. $600 eest saate te siis kõik need litsentsid, mis on siin üles loetud, kõik need töövahendid, reklaamivahendid, saate 3 business-keskust, 3 binaarset business-keskust, siis millest raha teenida ja seega täis sissetulekud on garanteeritud siis master litsentsi või masterpaketi ostjale. Lisaks sellele on praegu veel promo korras masterpaketi hulgas ka 10 vautšerit või 10 kinkekaarti eesti keele öeldes. Selle 10 vautšeriga te saate registreerida oma 10 tuttavat siia oma võrku, oma partneriteks, tasudes nende eest registreerimistasu. Nagu ma ütlesin, koosneb see tasu siis $600 litsentsitasu pluss $39 registreerimise ja aastamaksu eest. Ja teil on 10 vautšerit, mis tähendab, et te saate 10 inimesele vormistada või kinkida koha oma äritegevuses, tasudes nende eest ja seega saate te niimoodi kiiresti alule panna enda võrgu kasvu ja garanteerida sellele endale siis ka sissetuleku. Või on teine variant, te võite need 10 vautšerit ära müüa, ehk kui teie tuttav soovib äriprojektiga liituda, siis ta ei maksa $39 mitte firmale, vaid ostab teie käest selle vautšeri, saab selle kaudu hästi mugavalt registreerida ja teil on võimalus niimoodi 10 korda 39 ehk $390 tagasi teenida ainult sellega, et registreerite uued tuttavad siia firmasse siis affiliate'i paketina ära. Tegelikult siis $600 te saate tagasi peaaegu $400. Tegelik investeering jääbki ainult siis $250, mis ei ole üldse palju. Niivõrd suure võimaluse ja niivõrd heade toodete teenuste eest. Lisaks võib siis ka registreerimise käigus hankida juurde kohe omal telefoni ja SIM-kaardi, aga seda võib teha ka hiljem, kuid alles siis, kui teil on ostetud master litsents, on teil võimalus hakata teenima siis sissetulekuid nendest ärivõimalustest, millest siis eelnevalt juttu oli. Teine variant on registreeruda Pro-Packiga või Pro-litsentsiga. Nagu te näete, on sissetuleku võimalused piiratud, need on ainult osaliselt.
teie käsutuses ei ole neid töövahendeid, sedasama veebikonverentsi ja mitmed muud töövahendid on piiratud, ka sissetulekud on osaliselt piiratud, aga see sobib võib-olla siis alustamiseks neile, kellel ei ole praegu $600 kohe välja käia, vaid saavad alustada väikse summaga ja neil on iga hetk võimalus maksta hinnavahe kinni ja upgrade'ida ennast siis masterlitsentsile. Kuid vähekenegi, kui on võimalust, soovitame igal juhul alustada masterlitsentsiga, sest et see annab rohkem käivet meeskonda ja ennekõike just garanteerib teile koheselt täis sissetulekut. Lisaks litsentsi ostmisele on meil võimalus saada ka aktsionäriks ja seda on eestlased väga usinalt kasutanud, sest et osalus firmas garanteerib teile ka sissetuleku siis, kui te just hetkel ka aktiivselt ei tööta. Ja pakub veel ka mitmeid muid hüvesi ja huvisid, hüvesi ja siis võimalusi. Nagu enne mainitud, on firma teel Frankfurdi börsile ja eesmärgiga siis oma aktsiat seal noteerida. Nüüd firma on toonud või pakkunud võimaluse esimesele 4000 liikmele osta osalust firmast ja sellega siis ka firma annab vastu lubaduse, et ta garanteerib neile, et maksab 3% oma firma käibest, kordan, käibest, mitte kasumist, iga kuu välja kasumina nende paketiostjate vahel. Neid pakette, nagu siin on näha, müüakse ainult 4000 tükki ja nendest on jäänud järgi alla 500, sest neid on nüüd päris vähe. Neid on müüdud juba 3 või 4 kuud, neid ei ole müüdud päris algusest, see pakkumine tuli alles juuli lõpust ja siis, nagu ütlesin, on nad varsti otsas, aga praegu on neid veel saada ja 3% firma käibest jagatakse iga kuu välja siis 4000 paketi omaniku vahel. See pakett maksab $1250, kui see osta lisaks masterpaketile ja selle eest te saate $1250 eest firma aktsiaid. Ehk siis firma maksab teile 3% käibest, aga teil on veel garantiiks ka $1250 eest firma aktsiaid, mis saavad siis börsil ka noteeritud. Seega pakkumine on nagu ka garantiiga, kui nii öelda, ehk lisaks kohestele sissetulekutele ka veel aktsiapakett kauba peale. Lisaks kuulub siia paketti ka veel pangakaart, mis muidu tuleb osta eraldi, kuulub teatud 3-aastane VIP-staatus ja kuuluvad ja saate ka veel Diamond Life Clubi liikmeks, mis annab mitmeid eeliseid hiljem teatud ütleme siis selliste prestiižsete toodete ostmisel, veel tuleb eraldi Diamond Life Club klubi ja kõik Golden paketi omanikud kuuluvad siis sinna klubisse ja saavad sealt veel teatud eeliseid. Nagu öeldud, müüakse seda Golden paketti ainult masterpaketi omanikele, seega investoriks ei ole võimalik hakata niisama, vaid selleks tuleb litsents soetada. Küll on seda aga võimalus teha soodsamalt, kui osta kõigepealt $600 eest masterlitsents ja siis $1250 eest Golden Pack. Teil on võimalus see soetada ühe korraga kohe ja makstes ainult $1500. See on siis tunduvalt soodsam, kui ostas neid eraldi ja pakkumine kehtib nii kaua, kuni need 4000 paketti on läbi. Täpsemalt saate küsida juba oma soovitaja käest, kuid nagu ütlesin, on seda päris palju kasutatud, sest lisaks teie võimaluse teenida siis sissetulekuid läbi turunduse, te saate ka veel siis iga kuu sissetulekut firma aktsionärina. Ja sissetulekud on viimasel 2 kuul olnud vahemikus $66–100 ühe kuu kohta, mis arvestades seda, kui algusjärgus on firma, on väga arvestatav ja korralik sissetulek. Kuid niipea kui käive hakkab kasvama, tõuseb see number kiiresti. Kui te aitate oma tuttavale sellise paketi müüa või soovitate, siis te saate ise $150 otsest preemiat müügi eest ja lisaks siis veel korralikult punkte, mis aitavad teil siis iganädalaste palganumbrit tõsta.
seega kindlasti väga oluline osa selles äritegevuses. Ja kõik, ka need kuldpaketi ostud või golden packeti ostud lähevad teie tervikusse binaarmarketingi ja moodustavad siis ühe osa teie iganädalasest sissetulekust. Seega, siin oli tutvustus firma toodetest, teenustest ja võimalustest täna ja praegu. Rõhutame veel kord, et me oleme praegu pre-launch staadiumis, mis tähendab seda, et mitmeid tooteid, teenuseid veel viimistletakse ja testitakse. Kõneteenused enamasti juba töötavad, aga uued siis interaktiivsed televisiooni ja mitmed muud sellised need TV-teenused on praegu valmimisel, AdCash on testimisel ja 7.–9. detsember toimub Moskvas suur konverents, kus osaleb üle 1000 partneri meie firmast. Seal toimub suur koolitus ja pärast seda hakatakse siis ette valmistama päriselt kliendiprogrammi avamist. Seega meil on aega umbes kuu või natuke rohkem, et teha, kui otsus on tehtud, teha endale ka juba tööd ja teha meeskonda, millega siis minna vastu sellele, kui kliendiprogramm avatakse. Kuna tegemist on binaarmarketingiga, nagu siit pildilt on näha, see tähendab seda, piltlikult öeldes, te seisate nagu poe järjekorras. Kui te tahate midagi saada, te hüppate sappa, kui te natuke aega ootate ja kaup on huvitav, siis enne seda jõuab sinna sabasse järjekorda tulla juba 10-20 inimest. Ja kui te alles siis lähete järjekorda, siis need inimesed on teist eespool. Aga siin tähendab see seda, et mida eespool olete teie oma organisatsioonis, seda suurem on teie meeskond ja seda suurem on teie sissetulek. Ja seda kiiremini nii-öelda te kasvate ja arenete edasi. Pilt annab sellest selge ülevaate. Ja praegu on see koht, kus on siis teil olemas eelinfo sellest, millega on tegemist, mis on lähiajal tulemas, mis võimalusi firma pakub. Nüüd on teie otsustada, mida te selle infoga teete, kui palju te seda ära kasutate. Meie soovitus on, et kasutage, sest kaotada ei ole mitte midagi. Võita on võimalus väga palju, sest et 5-6 miljardit inimest maailmas on meie reaalne potentsiaalne turg. Kõik, kes kasutab mobiilsideseadmeid, on meie tänased kliendid kas või läbi AdCashi ja ainult see, mismoodi te oma võrku ehitate ja kui suureks te ehitate, määrab selle, kui suured on teie lähikuude, lähiaastate ja lähikümnete aastate sissetulekud ja püsisissetulekud. Mina tänan teid täna koolitusel osalemast. See koolitus läheb linti ja eetrisse või siis linti ja YouTube'i üles veel täna õhtul. Saate oma soovitajate ja sponsorite käest küsida linki, et seda hiljem üle vaadata ja oma teistel tuttavatele jagada. Koolitused iga teisipäev kella 8-st kella 9-ni õhtul. Nii et kohtumise nädala aja pärast ja võtke kaasa uusi tuttavaid ja sõpru, et veelgi suurema meeskonnaga siis presentatsiooni kuulata. Mina tänan teid ja ilusat